Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Ja tervist head kuulajad, käes on reede õhtu, Keenia ralli ülipikk esimene päev on läbi, mis tähendab, et eetris on taas saade Kuues käik. Minu nimi on Kaspar Ruus ja minu vastas istub ralli ekspert, kaassaatejuht, rallisõitja, pereisa Rakverest, Roland Poom. Tere, mis asi meil on õhtu? Hilislõuna. Tere minu poolt ka ja no äge päev oli, nii et tore on olla stuudios seda asja kokku võtmas siin. Keenia ralli reed 157,58 kilomeetrit, see peaks olema kogu hooaja kõige pikem võistluspäev. Jaa, ma arvan, et su faktid on õiged. Ma ütlen ausalt, minu mäluga on viimasel kehvasti, aga kui sa ütled selle numbri, siis ma julgen arvata, et see on kõige pikem. Sest see on kõige pikem ralli ja ma ei usu, et teistel rallidel see nii ära jaotatakse, et ühel päeval üle poole on. Ja, täpselt. Ja just praegu tulin siia sisse, siis korra rääkisime teil siin podcasti hübriiduga ja ütles, et homme lõpeb ralli ära või? Ma olen mingi, tõmbas endalgi korraks juhtme kokku, et mis päev meil lõpuks on, et kuidagi sassis on kõik ja selline tunne oli, nagu oli laupäeva õhtu, et homme tuleb vast kokku tõmmata, aga ei, meil on ju tegelikult ülipikk ralli üldse kogu distantsi mõttes samamoodi. 380. Täpselt, kõige pikem ralli ka ju. Jaa, no võrdluseks eelmine aasta Sardiinia oli 260 kokku. No täpselt, see on kolmandiku võrra pea rohkem. Ralli, Elfin Evans liider, Kalle Roompere teine, Ott Tänak kolmas. Alustame Tänakust nagu ikka. Väga mega sõitu tegi, ütleme kolmveerand päeva, mis ta oli 6 kiiruskatsega oli 4 võitnud, 7 kiiruskatsega oli 5 võitnud. Ja siis hakkasid tehnilised jamad pihta, seal 8. kiiruskatse lõpus oli ref väljalt maas, see on nagu väike asi, aga oli hakanud siis õli lekkima ja hiljem selgus, et oli veovõlgetki läinud. No raju päev oli igal juhul sinna 8. katse lõpuni, et ega isegi tegelikult telekas tuli kogu aeg nagu siin ütleme kõrgemaid jõude paluda, et selle tempoga see auto vastu peaks, sest tõesti tundus, et nagu kõigil juhtub, Ott Tänakul veel ei ole juhtunud, millal see hetk tuleb, et jumala eest, et see ei tuleks, aga paraku ikkagi midagi juhtus, aga no need teed on ju nii karmid, need on nii rajud teed, need olud on, ma arvan, et ega ei olegi võimalik kirjeldada, et seda peab ise sealt vaatama all live'ist, mis katsetega tegemist on, et on paremaid katseid, on halvemaid katseid ja üks katse oli väga halb. See on Camp Moran, 31-40 kilti piina lihtsalt. Uskumatu, täiesti uskumatu ja et ütleme, et Oti auto vigastus sedavõrd väike on, ma pean ütlema, et ilmselt on olukord okei. Ma ei saa öelda, et olukord oleks halb, kui Safari Keenias lõpetatakse 3. kohal kaotust nõks alla minuti, seal 56 sekundi kanti oli või? 55, jah. Et ei saa öelda, et oleks halb päev olnud, sest tõesti, ma arvan, et siin kõik käisid, kõik sõitjad pidid nagu millegi kokku puutuma. No Tänaku päeva lõpu kommentaarid tulid ka vahepeal, et nagu ta ütles siis 8. katsel paar kilti enne lõppu sai aru, et on mingi probleem, suutsid katse lõpuni tulla ja siis nad said aru, et veovõllis on asi, aga kuna 2 katse vahel oli üsna vähe aega, siis nad ei jõudnud seda ära võtta ja siis mis ta siis oli 9. ja 10. kiiruskatse vahel jõudsid selle ära võtta, et see mootorit lõhkuma ei hakkaks ja jõudsid sellega siis nii-öelda 3 veolisega lõpuni ja ütles, et saame sõita homme, aga auto peab ka koos püsima. Ja selle äravõtmise ajas jõudmisega, et väga huvitavat fakti tegelikult kuulasin siia sõites, siis käis taustaks Go3 spordi ülekanne ja oli Daniel Tigas minu meelest seal, kes siis Toyotas oli insener ja rääkis natuke huvitavat infot juurde, näiteks asi, mille peale ise pole üldse mõelnud, on näiteks põhjakatte äravõtmine, et kuna see saab nii palju lööke seal, et siis kui sul on juba veidikene tihedam ülesõidu graafik, siis sõitja tõenäoliselt ei saa võtta vastu otsust, et riskida sellega, et põhjakaitse alt ära võtta, sest see on nii kõver ja seda enam tagasi ei saa. Ja ilma selle
võtta, noh, see on juba nagu sirgelt rongi ette hüppamine, et seal nagu teist varianti pole. Et väga huvitavat infot tuli sealt. Ehk siis tundub nagu selline ülilihtne ja võib-olla isegi nagu labane asi, et nagu kuidas ei jõudnud, on ju, aga tõesti, seal on nagu nii palju nüansse, et kõige väiksem, kõige rumalam asi tundub, et nagu võtta põhjakaid sealt ära, kui sa pääsed ligi. Aga kurat, sa pärast tagasi küll ei saa seda kõverat kärakat enam, on ju, et sul on ikka aega vaja sellega möllata. Et selliseid huvitavaid nüansse juurde, aga jah, igal juhul vähemalt nad selle lõpuks korda said selles mõttes, et ära võetud, et autot rohkem ei lõhkunud ja võib-olla kaotus tuli natuke rohkem, kui ma tegelikult pärast 8. katset arvasin, et nende 2 järgnevaga tuleb. Et minut on, jah, ma julge, tegelikult üks tuttav just küsis, et nüüd palju kaotus tuleb, siis ma puusalt pakkusin seal kuskil 40 sekundit lagi, aga tuli vähe rohkem. Kui palju see reaalselt sõitu mõjutab? Või nagu, ilmselgelt mõjutab seda näest näha, aga mis see kõige suurem murekoht on? Ehk siis, kui veovilju pole ees. Kõige lihtsamalt öeldes, et kui ennem oli sul 4 vedu, siis nüüd on 2 vedu. Ja tegelikult ongi siis olukord veel selline, et kui võiks arvata, et okei, et kurvist välja kiirendamine, siis sa too peale ja mis seal ikka on, et BMW-d sõidavad ju siin ralliautod sõidavad 200+ kilomeetrit tunnis, et milles probleem see on. Aga seda jõudu on nii palju sellel autol, mis siis taharattasse nagu läheks, et siis tegelikult ei panda isegi stage mode'i peale. Või kui pannakse stage mode, siis kõige nii-öelda lahjema turbo, kuidas siis eesti keel öelda. Ühesõnaga, pauk pannakse kõige laiema peale, on ju, anti-lag system, et jõudu liiga palju tagarattasse ei rakendaks. Ehk siis see on asja point, ehk teoreetiliselt, ütleme, kõige lihtlabasemalt sa sõidad road mode'is selle tagaveolisega, sest kui sa paneksid ta stage mode'i, siis ta on liiga võimas. Ja sealt tegelikult tuleb ka see, et ka sirge peal ei saa seda tempot kätte. No selles mõttes vedas, et see, ütleme, päeva viimane katse oli juba siuke nii-öelda harjunud kiire ja pigem, tee oli üsna okei, et kui selle masinaga oleks see Camp Moran tulnud ette võtta, siis sinna oleks jäänud. Siis oleks jäänud sinna, jah. Et me nägime ju Solbergi näiteks. Jaa. Solberg lihtsalt jäi keset teed kinni. Ja pärast traktoriga saadi välja alles. Jah, et tuli ju tegelikult üks maasturappe, millest poolt ka kasu. Ei olnud midagi. Täiesti uskumatu, Ja lõpuks tuli traktor, suur traktor sellega tõmmati. Ebareaalne, tõesti, täiesti uskumatu. Aga see peab ütlema, et ega sellepärast ta siin kalendris ma arvan ongi, ja ma jätkuvalt ütlen, et see peab olema. See on tõesti nagu nii sürna. Me näeme see midagi sarnast, nagu see katse oli, näemegi, ma ei tea, Dakaril on ju. Aga et need ralliautod sõidavad ja mulle lihtsalt nii hästi, mulle nii väga meeldib see katse lõppudes need katkised autod, kuidas vaatad, neid vähelt autosid on sihtotstarbeliselt kasutatud. Nad on ise jumala läbi oma. Paned seal 30+ kilomeetrit ja mulle meeldis. Ja see hetk, kui ma vaatasin ka seda K3 ülekannet, siis Roland Murakas seal minu meelest ütles, et Munster näeb väga kasutatud välja. Eks ta nii oli ka. Ja, et ta päris, ütleme, mehed olid päris räbalad seal. Võtame teised sõitjad ka. Elfin Evans, liider. 10 kiiruskatset sõidetud, tal on 0 katsevõitu, ta on liider. See on kõige Elfin Evansilikum asi üldse, ma võiks öelda. Täpselt, see on kõige Elfin Evansilikum asi tõesti, et enne kui see jamaks hakkas siis keerama, et oli Otti selja taga 46,1 sekundit ja Rovanpera oli siis Evansi taga 16,5. Et Rovanpera iseenesest ka, ütleme, kõige päeva kokkuvõttes, ei saa nagu liialt palju nuriseda jälle, et igal juhul ma arvan, kõik ütlevad, et peaasi, et nagu päeva lõpuks on, aga Evansil ei saa öelda, et nagu halvasti jälle oleks, et kui ta ikkagi teisele koha peal oli enne, kui Oti probleemid hakkasid ja kui nii-öelda liider probleemide pärast hakkas kukkuma, siis võttis ta selle esikoha, et me ei saa öelda, et kuidagi halb päev oleks või tempo oleks kehval, ma arvan, et see on just ülihästi valitud strateegia ka. Aga jah, kas seal on mingi muu, selles mõttes mingi muu teema, et kas see oli nii-öelda puhas strateegia valik või seal lihtsalt tegelikult oli puhtast kiirusest puud, et see nüüd jääb, seda teeb ainult tema ise. No Evans ja Roompere selles mõttes suht nagu sarnane päev, et ei olnud ju suuri jamasid, aga Tänakust teid puhta sõiduga ikkagi väga kaugele. No täpselt seal tuligi see, et nagu tagantjärgi tarkus on, et Oti tempo lihtsalt tundus nii raju.
et kas see nagu päriselt ma ei saa üldse kuidagi nagu halvaks panna, tempo peabki peal olema ja need autod peaksidki ära kestma, kurat see oli nii raju, võrreldes teistega. No Thierry Neuville, mis see nüüd oli? Oli see 7. kiiruskatse. Teda oli ka pull vaadata, ühtegi splitti ei tule, kirjutad ära, kuidas Tänak on seal, paneb Evansile 20 sekundiga, Roomperale 8 sekundiga, siis tuleb Neuville finišisse, ma olen juba valmis, et Neuville kaotas nii palju, 22,4. Et uskumatu, jah. Aga sellel olid ka tagajärjed. Tal olid juba enne tagajärjed. Jah, aga pärast 7. katset aita mind nüüd välja, mis tal probleem oli, sest ta järgmisesse hilines ju 4 minutit järgmise katse starti. 5 minutit. Või 5 minutit. Kas info tuli ka lõpuks, et mis ta probleem oli, sest mina ise olin juba vist kuskil liikvel ja ma ei saanud kuidagi, sest katse lõpu kommentaare pole, mul ei ole kuskilt nagu siis võta see aeg, hakka otsima kuskilt, mul ei olnud seda aega. Little damage on the front on EVC-s kirjas. Ehk siis tegelikult meil puudub kogu info sisuliselt päeva jooksul, see on täitsa kohutav. Aga Neuvillil oli ju veel, tal on 2 minutiga trahve, nendest 1.50 kokku on tulnud sellepärast, et ta püüab kuidagigi autoga starti saada. Hommikul läks ju kohe minut tuli juurde. Nii, aga see oli jälle oma lolluse pärast, ta lõikas seal kõvasti pani 2 ratta peale eile teisel katsel. Lõhkus veovõlli. Mida ei jõutud servises ära parandada. Jäädi hiljaks. Ja nüüd siis järgmine ajakaotus oligi pärast 7. kiiruskatset, kus ta lajatas rämeda aja, pidi ülesõidul autot jälle remontima tõenäoliselt. 5 minutit. Kaotas 5 minutit, jäi hiljaks AKP-sse ja jälle trahv. Ja siis veel tegi ühe kuradi vale stardi ka. Et selles mõttes kõik on oma rumalus olnud. Et siin ju tehnika taha selles mõttes ei ole midagi jäänud. Et tehnika probleem oleks, et see on ikkagi tõenäoliselt sõidu tagajärgedel vead olnud. No 3. Hyundai Adrien Formeau teist päeva järjest jäi raja äärde, et seal seekord see Camp Moranil, et siis ref läks ja ta ütles ise pärast, et oleks pidanud kohe ära vahetama, aga oli mingi väike kommunikatsiooni error kaardilugejaga. Ja sealt edasi sõitsid vastu kivi kuskil augus, siis läks vedrustus ja sinna see läks. Päris õnnetu juhus, aga muidugi sellel katsel, kas sa mäletad ka, mis kilomeetri peal tal ref läks või? See ei olnud väga palju lõpust, äkki oli 20+ oli sõidetud minu arust. Okei, no siis on iseenest tõenäoliselt isegi mõistlik otsus. Millal ref läks või millal katkestasid? Ref. See läks varem või? See läks varem vist, äkki oli see vist nii-öelda aeglane. Okei. Aeglane tühjenemine. No sellisel katsel või sellisel rallil üldse on minu meelest suhteliselt lihtne see, et nagu väga palju ei pea mõtlema, kas vahetada või mitte. Vaheta. Igal juhul vaheta. Sest pärast juhtub kelle see, mis oli, kui on need liivased olud, siis kus on keeruline üldse läbida selle autoga ja kui sa lähed veel katkise refiga, siis sa sinna jäädki. Lisaks on see, et ülilihtne autot ära lõhkuda seal, eriti kui sul pole refi ka veel, mis siis juhtuski talle, et see refi vahetus tundub olevat nagu lihtsalt kõige õigem otsus, et kas seda hakata siin nüüd üritada lõpuni lonkida või mitte, et see pole minu meelest see ralli, kus seda katsetama hakata, sest võimalus lõhkuda auto ära selle katkise refiga on ülimalt suur igal rallil. Siin tõenäoliselt veel korda 2, korda 3. No Hyundai'l, Hyundai ei ole Keenia ei ole Hyundai jaoks, vastupidi. Kerge olnud, Toyota kogu aeg valitseb praegu, nagu öeldud, Toyotal kaksikjuhtimine, Tänakul, Neuvillil, Formeau'l, kõigil on tehnilised jamad. Kuidagi see pilt jälle kordub? Jaa, kordub, aga ma pean nüüd jälle 10. katse ette võtma. Kordub selles mõttes küll, et Toyota kaksikjuhtimine hetkel. Aga eile me rääkisime ka korraks, et mis see tiimide strateegia on, et Toyotal oli nagu mugav strateegia öelda Bajarile, et sina too kindlad punktid, sina ei pushi mitte kuskil. Et hakata kuidagi sõitate tempot ka sättima, aga muidugi Evans ja Roompere teevad ise juba nii head tööd, et nendele pole mõtet midagi öelda, aga selline kindel nagu mingisugune nagu ankur kuskil on olemas. Siis Hyundai puhul kukkus see ju kohe ära, et mingisugust sellist loogikat enam ei öelda, siis hakkavad 2 meest võitlema, üks üritab hakata oma eeldiselt jama korda ajama, teine tahab lihtsalt võita. Siis üks korraldas veel rohkem jama ja siis teine tegi ideaalset tööd, kuni lihtsalt auto otsa andis, et kuidagi nagu paberi peal kõik toimiks,
aga kuidagi ei toimi see kunagi ära, noh. Et kuidagi, jälle geenius, jälle geenius, jah. Et iseenesest oli nagu, noh, kõik, ütleme, kui tänase hetkel pärast 10 kiiruskatset oleks seis, et Ott juhiks ja Neville 4, siis oleks ju nagu ülihea seis, nagu ülimõistlik ja mõlemal mehel oleks selge missioon järgmiseks 8 päevaks. Neville toob kindla 4. koha punktid, ongi kõik, sina poodiumit ründama ei hakka, kui see just juhuslikult sulle kätte ei kuku. Ja Ott peab tegema siis hoidma esikohta, tal oli hea vahe sees, aga nüüd on jälle kõik laiali, nüüd ega nüüd jälle palju õnne tiimi bossile seal. Mina olla ei tahaks seal. No aga Toyotal, noh, okei, Evans ja Roomapere suuremad vigu vältsid, aga ega nad ka läbi ei kruiisinud, et aga ikkagi Toyota püsib koos. Jaa, eks ta ikkagi püsib. Ja jälle, ma tulen tagasi selle ülekande juurde, kus Daniel Tigast täna rääkis üli head informatsiooni, sai väga detailselt, sest ta oli ju insener Toyotas ja kuidas ikka tehakse detailidega tööd ja ta rõhus mitu korda, et Hyundai on keskendunud vastupidavuse peale. Ja ta seal, et kes tahab, ma ei tea, kuulaku järgi tänaseid mingisuguseid ülekandeid, et seal oli nii palju infokilda, aga saad aru, kuidas asju tehakse. Ja ma kahtlustan, et niimoodi Hyundai's asju ei tehta. Ma ei tea, kuidagi tundub, et see tundub kuidagi nagu, jah, ma ei tea, puhas sisetunne. See lihtsalt kõik tundus kuidagi nagu nii nagu step by step õigesti professionaalne, kõik detailid grammi pealt, et vastupidav tükk oleks, et ei saa võib-olla alati seda kõige kiiremat lahendust leida, peab ka vastupidavus olema. Ühesõnaga, kõik see kogu kompott oli, tundus mulle, et nagu noh, seal midagi tehaksegi võib-olla juba fundamentaalselt natuke teistmoodi. No selle kasuks aitavad tulemused kaasa. No täpselt. Ja sealt edasi ju esikuuvikus 5 on Katsuta, 6 on Bajari, ehk siis top 6-4 on ikka Toyota. No ulme. Ei oskagi midagi öelda, et kui eile rääkisime, et nagu peaks nagu murdma seda statistikat, siis no kurat, kuidas sa murrad seda, noh? Ei murra. Raske on. No on. No Katsutal oli ka siin refi muresid vahepeal, Bajaril vist ka austatus kõiki püsi meeles, kuigi olen päev otsa bloginud, siis tead, mul läks see juba varakult sassi, et oli, ma arvan, juba 2-3 katset äravalt, siis kõik oli juba sassis, et kellel mis on ja mõtlesingi tänase saate peale, et jumal küll, et kas ma pean hakkama kõiki neid otsast peale läbi hakkama võtma, siis ma mõtlesin, kõigil niikuinii oli juba kõik tuksis ja kõigil on actionit olnud, et lihtsam öelda, et ega ei olnud ühtegi puhast meest põhimõtteliselt. No aga siin 3 katsega on ju juba mõne ralli päev tehtud. No täpselt oligi ja minu meelest oli eile teise katsega mõni kogu ralli tehtud. Ühe katsega, et see geeni on lahe olnud ja ülilahe täpselt see, et mis olusid me nägime eile teisel katsel ja mis olud on täna olnud, et see on ikkagi nagu öö ja päev. Ja nii on. Ühe asja veel kiiresti praegu viskas pähe, peab ära klattima, et ma olin eile, keegi kirjutas mulle ja ütles, et kuule, et sa ajasid mingit sousti eile, et pole kiviseid teid või midagi. Et ma natuke väljendasin valesti ennast, et kive on väga palju, aga ma tõenäoliselt mõtlesin neid liivaseid olusi, et mitte siis, ma ei tea, sardiinialiku kivide peal sõitmist, et pigem mõtlesin liivaseid olus, et seega oleks ka klatitud, et valesti väljendasin natuke ennast. No saad andeks. Aitäh. No ma küsin selle sama, see Camp Moran ja üldse need geenekatsed. Mis on sul midagi ligi lähedast olnud kuskil? Või noh, sumpad, kas saad üldse katse lõpuni? Ega vist ei tule ette. Ma pean tõenäoliselt kõige lähedasemat võib-olla kogemus saab kuskil kohalikel rallidel Eesti meistrivõistlustel sõites, kui on kuhugi karjääri tehtud katsed näiteks. Et siis võib saada mingit sarnast olu ja veel üks koht, praegu tuli meelde Lääne-Virumaal, Kehala ring, aga mitte Kehala ring, vaid seal on üle tee, on üks selline, ma ei kujuta ette, 30 aastat vana võib-olla selline ka katserada, mida on paar korda kasutatud Viru ralli ajal.
see on ka, ütleme selline, et kohati tegelikult mulle, et kui ma vaatasin neid katseid, siis ma mõtlesin isegi korra selle peale, et kurat, et Kehalas oleks sealt päris trenni teha selle Keenia jaoks, et selle üle tee rada on päris raju. Kohalik fesh. No seal, ütleme, feshi pole, aga seal on kõike muud, mida seal Keeniast on sõlevat, aga jah, Sardiinia, ega see ei ole sarnane, see on midagi täitsa teistmoodi. Türgis sa ei ole sõitnud? Türgis ma ei ole sõit teha, aga Türgist ma arvan, et oleks ka päris hea trenni teha sellise Keenia jaoks. Seal on neid kivekohti ka. Ja, just. Kuigi täna oli ka see 100 korda mainitud Kampmaran, et päris suured kivid olid tee peal, aga tundus, et sellega väga ei lõhutud ära, et suudeti kuidagi üle sõita. Ja tegelikult võib-olla isegi peaks natuke kiitma tegelikult Hankoki rehvi. Et küll oli palju rehvi purunemisi, aga need olid arusaadavad rehvi purunemised, aga need olud, mis tegelikult olid, mis kividest üle pidi sõitma, siis ei saa öelda, et midagi enneolematut oleks olnud ja pigem päris hästi said rehvid hakkama. Seda on vist räägitud ka, et võib-olla ei ole nii kiired veel, aga vastu peavad. Seda küll, et nad tõenäoliselt, mitte tõenäoliselt, vaid kindlasti ongi see rehvi siis sõnad ei tule meelde, ühesõnaga segu, just, et segu on kindlasti, kui me võtame softi või hardi ja võrdleme neid segusi Pirelliga, siis need kindlasti on tegelikult päris erinevad. No M-Sport, Josh McElrain 7 oli vahepeal isegi 4, kui ma ei eksi, Gregor Munster 11, Gentleman Jordan Zerderidis 13, et okei. McElrain ja Munster, neil oli ka ja omajagu jamasid see kõige pikem katse. McElrain vist vahetas rehvi, lõpus kadus jõud ära või ei... Kas ta vahetas rehvi lõpuks? Mulle tundus, et ta vahetas, aga tundus, et ta läks vaatama, kas kuskil midagi põleb. Sest kaardiluga hakkas karjuma mingit fire või hot. Ja tolm oli küll autos palju. Ja see tundus ka kuidagi selline sinine suits, mis tegelikult võis olla üldse nii-öelda piduri põlemine või midagi aina. Mulle vähemalt niimoodi mulje jäädi seisma mindi vaatama, rehvi vahetust ei toimunud minu meelest ja sõideti edasi ja siis jäädi veel ühe korra seisma. Ja siis kuidagi jõuti 3-minutilise kaotusega finišis. Ja tegelikult ikkagi midagi oli ju lahti, sest tagant pärast ikkagi see auto karjus koledasti sinna kaamerasse ja järelikult see midagi seal taga ikkagi lahti pidi olema. Ka katse lõpus üks siis FIA kohtunik või keegi jälgis autot, kas on turvaline jätkata, mulle tundus, et tagaluuk oli lahti. Ehk siis midagi väljalaskega seal mingi teema oli. Ja tegelikult ka ajad pärast näitasid, et tundus, et vähemalt järgmine katse sealt, mis see oli 9, tuli suht turvaliselt, 10 juba oli selline võib-olla isegi, kuigi aeg ei ole hea, siis võib-olla veidi parem, aga ühesõnaga mingi teema seal oli, et see auto ei käinud lõpuni tegelikult päeva lõpuni nii, nagu oleks pidanud. Ja Munsteril esimesel katsel jäi pajari taha vist kinni veidi ja siis hakkasid ka mingid omad jamad pihta ja nad saavad kõik, ütleme, Keenia rallitaja raha eest. No ütleme, et Josh 7 pärast seda, mis siin toimus nüüd teine pool päevast, see on uskumatu lugu. Sa kaotad ühel katsel 30. Ja rahulikult 7. Päeva lõpuks 7. Et see tundub päris naljakas, jah. Aga meil on nii palju minna, et Keenia ralli ei ole läbi ja ausalt öeldes isegi ei julge neid oma ennustusi enne lahti võtma hakata, kui see ralli läbi on, et siin võib kõike veel juhtuda. No ma julgen seda pakkuda, et Formeau enam top 10-sse ei roni. Seda kindlasti. Aga see on enam ainus, mis ma julgen pakkuda. Aga tõesti ega julgegi siin rohkem midagi pakkuda, et kes seda rallit võitma läheb, mis see top 3 saab olema või kas Josh võib tõusta poodiumile. Aga ei julge seda, jah. Ei julge enne midagi ütlema hakata, kui see pühapäeva pärastlõuna on käes, sest tõesti siin juhtub lihtsalt nii palju iga katsega. No WRC2 Solberg kontrollis ja siis ei kontrollin enam, et nagu rääkisime ka, et jäi kinni traktoriga saadi välja alles lõpuks päev läbi, sellega tõusis liidriks Kajetan Kajetanovits, teine on Gus Greensmith 10,2 sekundit maas ja kolmandas on Jan Solans 40 sekundit maas. Solansil läks vahepeal veel roolivõim, aga ta kaotas päris vähe ainult. Ai mingi 10 sekundit juurde. Jaa, tempo mõttes võtame kiiresti üle. Solberg siis 6. katsel veel sai sõita nii-öelda ilma probleemideta, lõpetas 6. kiiruskatse ja enne teisele ringile minekut 40,3 sekundiga juhtis Kajetanovitš ja Greensmith 3. Ja 7. siis tema jäi kinni ja nii ta on, et edasi oli selline
tegelikult ütleme isegi põnev, sest tegelikult ju võitlus käib. Et olenemata, mis olud seal on ja kui palju probleeme kõigil on, siis kõva võitlus käib, kui 10 sekundit on esimese teise koha vahel ja Solans Greensmithis teisest kohast maast siis 30 sekundit. Kõik on lahtine tegelikult. No sealt jah edasi Saldivar ja Dominguez. Siis on juba suured vahed, on ju. Saldivar kaotab 3 minutit juba Solansile on ju 3. kohale. Et sealt nagu edasi läheb see asi suureks, aga tõesti, no esikolmik on väga koos. Et isest, kõva päev oli, pole midagi öelda ja võib-olla isegi kõige rohkem siin tegelikult mind üllatas Jan Solans, kes ei ole käinud Keenias varem. Ja ülitarka sõitu tegi, et ikkagi nagu on boardi pealt ka nagu sai jälgida, et mees lihtsalt, tundub, et ta lihtsalt tulebki road mode'is vahepeal, et tuleb lõpuni. Täpselt, et tuleb lõpuni ja saab täpselt aru, mida ta teeb. Ja et miks ta seda tegema peab. Et ei olnud kordagi sellist tunnet, et ta nagu üritab pushida, vaid üli mõistlik sõit taga. Aga ta on ka kindlasti üks sõita, kes peab oma punktirallid, et kindlad punktid kätte saama, sest minu meelest tal on ka siin, kindlasti on tal sõidab punktide peale. Et ei ole seda võimalust, et siin hakata nulli võtma. No hädasti vaeb punkte kas Greensmith, kes on, mis ta meil on, nulli peal või? Ja kas tal on üks... Minu arust Rootsi oli tal juba nii-öelda punktiralli. Ja ma mõtlengi, et tal on üks punktiralli selja taga. Ja tal on null. Jan Solans alustab oma hooaega praegu. Ja Solbergil muidugi ka Rootsi, Keeniast mingid punktid vast, tegelikult tal ju üsna... 8 pärast. 8, jah, aga sealt tõusta on raske, seal tuli ju mitukümmend minutit selle superralliga. No jah, ega siin tuleb loota, et lihtsalt kukub eest ära, et ma arvan, eriti nende autodega tõenäoliselt kukub ka siit veel 1-2 eest ära, et saab mingid punktid ikka kätte, et päris nulliringi peale ta kindlasti ei jää. Jah, Solansi puhul minu arust oli äge, see sama 9. katse vist kuule, et pardakaameras, kuidas mees ohib, et saaks selle rooliga hakkama ja siis kaotust oli tollel katsel, ma vaatan kohe, Greensmithil ainult 11,6 sekundit ja siis Rally TV Plus kommentaator ütles, et mina Solansiga nii-öelda käesurumisvõistlust teha ei tahaks. See tundus väga raske ja hea ralli ka, kus seda harjutama hakata ilma rooli võimata sõitu. Ja selles kuumuses ja nendes oludes, karm. Ise ka ei tahaks selles olukorras olla. Aga sai hakkama kõige tähtsama, et see auto jäi tee peale. Ja kaotust tuligi tõesti ülimalt vähe, et me oleme ikkagi näinud, kui roolivõim kaob ära, me oleme näinud selliseid pooleminutilisi kaotusi isegi rohkem. Et tundub, et on jõusalis käinud, ega ei oskagi midagi öelda. Ja väga julgelt sõitis kusjuures, et kui roolivõime pole ja sõidad ikkagi nagu pöidlad rooli peal, siis see võib päris kiiresti kätte maksta, et lööb sul lihtsalt need pöidlad katki ära ühel hetkel, kui rool käest ära läheb, et tundub, et see gripp oli ikkagi väga tugev ja enesekindel, et julges neid pöidlaid seal rooli peal hoida. Üks asi, mida õnneks ei ole veel juhtunud, on nii-öelda loomadega sekeldused, et seal Evansil korra jooksis algpäeva hommikul üks sebra eest, aga selles mõttes sellest on seni pääsetud. Te ei ole mingid õnnetud kokku. Jah. Tõesti vähe. Polegi peale Evansi selle mingi antiloop oli vist, kes seal jooksis. Sebra vist. Või sebra või? No. Et ei olegi rohkem vist olnud, jah. Vähemalt ees meestel, et tagapool võib-olla midagi on, aga ei ole tähele pannud. Räägime FIA-st ka, nagu ikka. Nii. Põnev teema. Yeah. No seda kõik teavad, et see sõitjate protest käib. No, tahaks väga loota, et äkki nüüd jõuab see sõnum kohale. Täna siis 2 esimesel katsel võeti veel kommentaare Munster või äkki keegi veel vist isegi vastas inglise keeles. Tänak pani seal ühe üks iroonilise lause, aga muidu pandi ikka nii-öelda, protestiti. Ja ülejäänud katsetel enam ei saadetud, mis ma arvan on ka mõistlik reporterit. Aga äkki jõuab nüüd kohale, sul on siuke ralli, kus finiš on juba võit ja lihtsalt mitte midagi ei kuule. Ja igalt katselt oleks vaja kõigilt kommentaari saada, et ei ole see, et nagu mingi üks action vaata per katse on vaja, ja. Aga lihtsalt nagu kõigilt oleks vaja infot saada, sest lihtsalt me oleme infosulus ja ei saa aru, mis toimub. Et piinlik, ülipiinlik tegelikult. Äkki jõuaks nüüd nagu mida kuradit me teeme selle spordiga, tõsiselt ka. Peab jõudma. Sest niimoodi see asi ei saa jätkuda, et kui sõitjad ütlevad, et me võime veel mitu rallit olla, see on vait. Ja ma täiesti mõistan seda. Ma ka mõistan, loomulikult, väga õige asi, mida nad teevad, aga nagu kurat, see sport ei ole nagu väga heas kohas, et kus võiks selliste lollustega tegeleda ja siis veel teha sellist asja, kus sul
tõenäoliselt võib-olla kalendri üks põnevamaid rallisid. Ja siis on selline asi, noh. Tõsiselt lihtsalt on piinlik, et mida FIA on teinud ja loodetavasti pärast seda rallit see lahendatakse. Kõige mõistlikum oleks olnud see, et eile oleks juba kuskil maha istutud või Teamsi kõne käima pandud. Ralli eel. Ja ära arvutatud. Jah, ralli eel oleks muidugi veel võinud, aga võib-olla siis lootsid veel, et äkki ikkagi sõitjad ei tee midagi sellist. On siis eile õhtul oleks pidanud selle asja ära lahendama. Oodata veel 2 päeva, no ma ei tea, noh. Ja sellel rallil ka veel, kus iga katse järel tahaks ühelt ainult 7 küsimust. Oleks mingisugune, ma ei tea, Hispaania ralli, kus ei juhtu midagi, Monza. nagu ringrada või Monza. Monsas ka juhtub rohkem vist. Et siis jah, pole nagu midagi kuulda sealt võib-olla või oodata, aga no reaalselt siin ühe ralliga tehakse kogu hooaeg ära praegu actioni mõttes. No vähemalt, selles mõttes jah, et vähemalt ei saadetud siis reporterid ka, et ega tal on ka, no sul on ikka jõle ebamugav seal. Väga ebamugav. Noh, sõitjad annavad oma sõnumi, aga sa ikka pead, räägi, kui sa tead, et keegi ei räägi. Jaa, täpselt. Jõle kurb on, lihtsalt kurb on. Ja on, täpselt, et seda ma just ütlen, et nagu see sport ei ole nagu heas kohas ja kui täna veel sellist nalja teha, siis millest me räägime, et meil on vaja nüüd, et tahavad müüa all live'i pakette ja kõike, no nalja teete või? Kes see tuleb ostma praegu? Ma tahaks seda Rally TV läbi uuendusega vahepeal. Siin 2 ralli vahel keeruliseks on läinud see. Live mapsi minu arust ei ole enam, vähemalt ma ei ole leidnud. Ma mõtlen just nii-öelda oma töövaatest. Ja. Live mapsi ei ole, siis ma ei leidnud kohta, et ma saaks seda nii-öelda telekasse edasi saata pilti. Et ei tea. Kusjuures ma ei osanud, võib-olla see on minu enda jama, aga ma ei osanud ka live pilti tagasi kerida või nagu ma ei tea, kuidagi plähmerdatakse ainult vales suunas kõik. Jah, loodame, et tulevik on helge. Ja mis meil on natuke üle poole tunni tehtud, ongi enam kajastatud. Küsimusi ei ole tulnud vahepeal. No mis sa küsid, kurat, keegi ei tea midagi, me ka ei tea. Et eks ta nii on, aga tegelikult jälle, kui me võtame kokku, siis mida me juba mitu korda ütlesime, see on ülipõnev ralli, üli palju juhtunud, meil on megakatsed olnud, sellised katsed, mida lihtsalt ei kujuta ette, et üldse võiks katseteks teha, et ma arvan, kui keegi tuleks selliste katsetega Eestis kuskil näiteks, et sõidame siin keset põldu, siis isegi Eesti Autospordiliit ütleks, et kulge nagu päriselt, et otsige nüüd mingi päris katsed, et selline asi üldse toimub MM-kalendris on minu meelest nagu ainulaadne ja sellel on kindlasti oma koht olemas ja peab seal olema. Et tõenäoliselt jah, võib-olla rohkem ei tahaks sellist asja kui üks kord on nagu nii rajut andmist, aga sellest ühest korrast piisab ka. No homme on sama pikk päev, peaaegu 6 katset, 146,50 kilt, aga homme on siuksed nii-öelda pikkuselt ühtlasemad, et kõige lühem on 17,3 ja kõige pikem on 29 kilti, et ja kuulus Sleeping Warriori katse on ka jälle, mida vist on lühemaks tehtud, minu arust eelmine aasta oli pikem. Homme siis stardijärjestus on teine. Ja. Tagantpoolt siis saavad kõige parem on Toyota meestel. Nagu ikka. Tänaks siis tagantpoolt 3, Neville tagantpoolt 4, et samas muidugi sama Camp Morani katsega seal, ütleme, liiga tagant ka ei taha startida. Või seda tüüpi katsel. Ja, eks seal on jälle ongi mingid lõigud on, kus nagu tundub, et võiks tagant alla, mingid lõigud on, kus nagu iga autoga läheb nii kohutavaks see tee juba, et nagu jälle eile sai räägitud, siis nagu sellist ühest vastust on võimatu on, et kust on hea startida. Et need katsed lihtsalt erinevad nii palju, ja kui täna me vaatame lihtsalt siin, ma ei tea, rekke video pealt otsa mingile katsele, siis me ei tea, mis pinnas see täpselt on, et kui katki ta läheb iga autoga, et võib-olla pärast 3 autot on see juba katki, mitte puhas enam. Et jälle siis on probleem, et ega ei oskagi öelda selle stardijärjestuse pealt tegelikult, et kui hea kellegi stardi kohta on ausalt öeldes. Ma mõtlen, kas see oli Monte, pidi vist Monte olema, Rootsis on nagu selgem, et ega Monte siis on ka aru, mis katsel, kellel kus parem startida. Ja. Vahepeal oli esimesena oli täiesti hädas, siis järgmisel katsel esimesena vend oli kõige kiirem. Ja. Vaata, seal oli mudateema tuli ka mängu. Ja toodi ühtepidi soditeele, mis tegi nagu tee veel libedamaks. Ja teistpidi, kui oli kehvem, siis oli siis sõiti see, kes pidi nii-öelda lund kraapima. Ja, täpselt. Et see oli samamoodi huvitav, et täitsa mitte montelik seis, et jah, põnev on see hooaeg olnud.
On küll. Ja aga vaatame natukene ka veel. Nii, kus ta siin on? Standings, no ütleme praegu hetkel, tegelikult on vara, aga võime veel eetrit täita natuke. No ikka võib vaadata. Elfin Evans hetkel virtuaalselt, täna õhtuks 86 punni, Roompere 48, Tänak Neville 41, et ütleme hetkel Evansi jaoks jälle kõik sujub. Aga mis on jällegi huvitav, ta teeb täpselt oma asja, et no mulle tundub, et Evans sõidab tiiti peale see aasta. Ehk siis ta läheb iga rallil punkte võtma. Ja. Ma arvan, et nii ongi. Ja kui eest keegi ära kukub, siis on nüüd jälle... Ta on kohe olemas, et ta teab, et ta suudab oma turvalise tempoga poodiumi tempos olla. Võidu peale mitte. Aga ta on kohe olemas, kui kellegi seal ees juhtub. Nii on sul midagi veel hingel? Mu hingel ei ole midagi välja arvatud FIA. Ja ma üritan sellega hakkama saada enda sees. Ma loodan, et ma ei vaja kuskil kõrvalist abi. Ja ma saan öösel magada. Mõeldes FIA peale. Ja kurat, kui nad võtavad mu ööune ka ära, siis ma lähen kurjaks. No sina katse lõpus, ma eeldan, oleks ühinenud protestiga. Ei oleks... Perse oleks saatnud, ma ütlen ausalt, ma julgen siin eetris öelda, ma oleks selle 10 tonni trahvi võtnud ka ära. Oleks seda... Ma tegelikult tahtsingi natuke teistpidi küsida, et kas oleks hakanud eesti keeles rääkima või vaikima? Ma oleks inglis keeles öelnud paar teravat sõna ära. Neil on piisavalt suured palgad, et kuradi savi, väänake kõigile siis. Väänake kõigile ära see 10 kilo. Kõik järjest oleks pidanud tulema. Võtad teistele ka trahvid juba, jah? No selles mõttes, jah, ma ei olegi midagi rohkem. Mul ka ei ole. Nagu ma arvan, tõmbame selleks korraks kokku, et küsimusi saadki ikka ka kuueskaik@delfi.ee ja homme umbes samal ajal oleme taas eetris. Jaa, igal juhul olge jälle tagasi homme telekate ees vaatamas seda ägedat rallit, sest seda saab ainult üks kord aastas. Absoluutselt, seniks kõik head. Kuuleme homme. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.